Pühapäevasel päeval juhtus Tallinnas õnnetus, mille sarnast siin vist varem olnud ei olegi. Nimelt prantsatas Pirita suppelranda maha väikelennuk EV-97 Eurostar. Eesti kerglennunduskompaniile Tango Lima Lima kuuluv väikelennuk oli oma tavapärasel treeninglennul koos teise samasuguse lennukiga. Marsruut kulges Rapla lähistelt Kuusiku lennuväljalt üle Naissaare Tallinna poole. Tallinna lennuväljalt oli maandumise luba juba saadud ja lennati maandumist ettevalmistava kiirusega, mis on umbes 150–170 kilomeetrit tunnis ja umbes 300 meetri kõrgusel. Planeeritud lennuplaani lõi ootamatult sassi lennuki propellerisse lennanud lind. Ilmselt tavalisest suurem merikajakas. Mõlema lennukis olnud mehe sõnul pidi see lind tavalisest kajakast tublisti suurem olema, sest normaalmõõtu lind ei oleks sellist õnnetust põhjustanud. Lennuki propeller purunes ja seega ei oleks enam mingil juhul jõutud maanduda Tallinna lennuväljale. Piloodi ainus pääsetee oli otsida võimalikult sobiv koht hädamaandumise sooritamiseks. Külmade ilmade tõttu ei ole praegusel ajal Pirita rannal veel päevitajaid või vähemasti ei olnud neid seal pühapäeval. Nii seiskas lennuki piloot propellerita jäänud lennumasina mootori ja rihtis maandumiseks välja Pirita ranna veepiiri. Maandumisel kumbki lennukis olnud meestest ei piloot ega reisija kannatada ei saanud ning seega oli tegemist õnneliku õnnetusega. Kui piloot oleks arvestused valesti teinud ja maandunud näiteks sügavamale vette, oleks võinud õnnetus hoopis teistmoodi lõppeda. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennuõnnetuste uurimise osakonna juhataja Tõnu Aderi hinnangul talitas väikelennuki kogenud piloot hädamaandumiseks Pirita rannajoont valides õigesti. Lennuõnnetust hakkavad uurima Tallinna politseiprefektuur ja lennuamet. Spetsiaalselt selleks puhuks moodustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kiirreageerimise osakond uurimiskomisjoni.